6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. No nii, tervist kallid rallisõbrad. Uus-Meremaa ralli maakera teisel Kukla poolel on alanud tegelikult. Meie lihtsalt natukene hiljem peale testikatset võtame siin testikatse kokku ja räägime ka muud jutud, mis põnevad rallimaailmast vahepeal toimunud. Saatejuht Gunnar Leheste ja ei ole mul stuudios Rolandit. Roland, kus sina oled? Tere hommikust ka minu poolt. Mina olen hetkel kodus. Ma olen inimene ikka. Ega mõistlik mõte. Saaks ma selle puldi koju, ma teeks ka kodust ausalt öeldes. No aga ma arvan, et see ei ole võimatu, Gunnar. Kõik on võimalik. Jaa, tegelikult väga vabalt võiks teha ka tennisehallist, sest ei ole palju tunde mööda, kui ma sellest tennisehallist lahkusin, et möödub see nädal tenniselainel ja tead, miks tennise VTA turniir on parem kui Rally Estonia või? No ma arvan, et seal on täitsa mitmeid põhjuseid, aga sa võid nüüd mulle ette lugeda. No peamine põhjus, et see kestab 7 päeva. Ja teine põhjus on, et service park on katsest 10 meetrit, mitte 10 kilomeetrit. No ma usun ja ütleme, kõik, kes on rallidel käinud, kõik teavad, et see sõitmine on tüütu, nii et jaa, ma olen nõus seda. Aga meie räägime Uus-Meremaa rallist, aga räägime ka kõigest muust, sest uudiseid selle kohta, spekulatsioone, mis saab Ott Tänakust, kelle pärast me, olgem ausad, selle saadet ikkagi ju teeme. Poleks Otti WRC sarjas me ei teeks 6. käiku, see on fakt, aga no, kõige värskem uudis, et mis me Autoheadpost lugesime ja muidugi kõik Eesti väljaanded refereerisid, et mine tea, kas see üldse jätkab. Mis sa arvad sellest, Roland? No eks mingeid uudiseid või selliseid jutte ole juba olnud tegelikult mõnda aega ja ega see sama teema on seotud selle eelmise aasta viimase ralliga, nii et ühesõnaga kogu see lugu on sama, mis oli tol ajal ja ega ta lihtsalt ilmselt ei ole otsust ära teinud, et nagu ta ka mainis, miks ta üldse seda võib-olla kaalub, on see, et see on perekondlik põhjus ja nii on lihtsalt. Jaa, ei tea meie, mis seal taga on ja ei ole ka meie asi arutleda, mis seal taga on, aga enne seda ju tegelikult elav arutelu hüppis selle üle, et kas jätkab Hyundai's, kas läheb M-sporti, kas läheb Toyotasse. Me siin kuulsime erinevaid vihjeid, vihjepostkast, ütleme, on umbes erinevatest vihjetest, aga kas nüüd nendel juttudel üldse on mõtet peatuda? Et kuhu tiimi? Oota, mina olin kogu aeg veendunud, et ei lähe ta mitte kuhugi, niikuinii jääb Hyundai'sse ja siis hakkasid pool hooaja pealt nagu juba niimoodi mõjutama, et kurat, äkki ta ikka läheb kuhugi. Et lõpuks ma juba ise uskasin, et kurat, ta vist lähebki. Ühesõnaga, ega selliseid spekulatsioone ja isegi nagu arvatseid põhjuseid, miks minna oli lõppkokkutes piisavalt palju, aga tegelikult Otil on endal selline blogimoodi asi ka, mida laetakse YouTube üles, et seal nagu tema ütles, oligi väga konkreetselt aru saada, et ma arvan vähemalt, et kuhugi mujale meeskonda liikumist pigem ei ole, et see on puhas spekulatsioon, mis on olnud, et kui jätkatakse, siis jätkatakse Hyundai. No korralikult räigelt väljenduda, siis seda samustki visatakse ventikasse sealt põhjanaabrite poolt, et kuidagi väga, väga kibedad ja kibedad ongi vast õige sõna, on meie Põhjamaas, meie põhjanaabri spordiajakirjanikud, eriti selles osas, mis puudutab tegelikult vanu asju, et kuidas Ott Toyotast lahkus ja nüüd arvatakse, et ehk ta lahkub nüüd samamoodi ja kõik need jutud, et Roland, oled nõus, et rääkima peab, spekuleerima peab, aga kuskil on mingid piirid ka vist või? Jaa, kindlasti. Tegelikult ju ega me võime ka võtta hetkel siis
väga viisakas, et võiks siis sellest ka rääkida. Aga ilmselt jah, nii palju kui mina olen mingit infot kuulnud, kuidas Toyotast lahkumine oli, et ega ta kindlasti ilus ei olnud, aga sellel oli kindlasti omad põhjused taga, nii et noh, ega tema ei olnud see ju selles mõttes üksinda, kes läks sinna uksi paugutama, et millegi pärast ikka tuleb meid ka paugutada. Selles mõttes jah, ma ei tea, Soome ajalivänniku poolt tõepoolest kuidagi selline lihtsalt lahmimine, et ma ei näe üldse mingit põhjust või üldse mingit mõtet miks asjast rääkida, aga okei, olgu siis nemad tehku nii nagu tahavad asju, aga jah, ei, selles mõttes seda juttu oli isegi nagu veits vastik lugeda. Ja lõpuks küll, jah, ma olen nõus. Uus-Meremaa ralli, meil on veel 3 rallit minna siis koos sellega ja vahe on 53 punkti Kalle ja Oti vahel. Lihtne matemaatika, kui Kalle saab Otist 8 punkti rohkem, on Kalle maailmameister võrdsete punktide korral. Ei saaks veel maailmameistriks, sest Otil on võimalik viigistada siis Kalle rallivõidud, mis on hetkel 5-3 Kalle kasuks, aga kas see kõik juhtub, kuidas juhtub, seda näeme pühapäeval või äkki näeme hoopis reedel, sest 60% ikkagi katsetest sõidetakse juba homme ära. Ja seda küll, et me võime näha seda juba reedel. Juhtuda võib palju, aga ma just mõtlesin, et tuleks korra tagasi selle juurde, et Toyota on Ogieri toonud tagasi autosse, mis tähendab, et neil on tegelikult selline, ma ei ütle, et eelis, aga neil on nüüd järgmine mees juures, kes võib sõita võidu peale ja võtta punkte ära Otilt. Et stardipositsioon on ka selline, et see võiks olla nagu ideaalne. Et Toyota nii-öelda panda oma trumbid käiku nüüd, et Ott seda võitu ei saaks ja et nad oleksid lihtsalt ühesõnaga Kalle missioon on ainult jälgida, mida teeb Ott. Seal ei ole mitte midagi muud ja Ogieri teha on lihtsalt proovida võit võtta. Ja tegelikult kui nende taktika nagu mängib välja, siis tõenäoliselt Kalle saaks selle tiitlipõsid kätte. Aga vaatame, ralli on pikk ja reede on juba pikk. No ma oma keskis olen juurelnud, et päris lahe ninanips oleks Hyundaile eelmise siis Kreeka ralli andmata jäänud tiimikorralduse eest, kui ralli lõpuks oleks seis selline, et kui Ogier natukene midagi nipitab, tõuseb Kalle maailmameistriks, siis Jari-Mati Latvala näitaks, kuidas need asjad tegelikult käivad. Jaa, täiesti nõus. Ma tahaks seda sama täpselt näha. Nagu Dirtfishi mehed ka küsisid seal Latvala eest, et kui olukord on selline, et kas tulevad tiimorderid ka mängu, siis ta seal natuke muigas ja ütles, et ta ei ole mõelnud selle peale, aga näha oli, et ega vastus on teada. No igal juhul tahaks näha midagi väga põnevat, mis pakub jälle sellist jututeemasi. Eriti hea oleks võib-olla, kui lõpuks Kalle võtaks selle tiitli, kui ta võtab selle tiitli, et võtaks nii väikse vahega, et lõpuks see Oti ja Devilli vahetus, et seal ikkagi oleks võinud teha. No tahaks, et ta võtaks selle väikse vahega Jaapanis, mitte Uus-Meremaal, eks? Just Jaapanis, seda ma mõtlesin, jah. No Dirtfishi juttudest jäi veel kõrva see, et Ogier käest küsiti, mis sellest Hyundai tegemata jäänud vahetusest arvad, et Ogier ütles, et jah, võib-olla natukene pandi mööda, aga mina olen oma elus piisavalt piki päide ja jalgu saanud erinevate asjadest, et ma pigem siin sõna ei võta. Ma vaatasin ka seda, aga tegelikult eks ta üritas lihtsalt tagasi hoida, nii et ega seal oli selgelt aru saada, mis ta vaatepunkt sellest asjast on ja mainis ka mõista, et eks see natuke veider oli tehti. Et ilmselgelt kõik ju said aru, et see oli puhas lollus, mis tehti lihtsalt. Ja Oti käest küsiti ka loomulikult, Ott oli rahulikum selles suhtes, ütles, et jah, et minul on oma vaatenurk, Thierry'l on oma vaatenurk, ma saan temast ka aru, ta oli kiirem. Thierry jällegi arvas, et seda vahetust poleks pidanud tegema, aga kõike seda me rääkisime eelmises saates, ma ei tahaks jälle hakata nüüd siin vererõhku
üles kütma? Jaa, tegelikult selles mõttes võeti maha rahunenud ja Thierry Neuville oli minu meelest selles Dirtfishi intervjuus üpriski mõistlik ja suht sellist adekvaatset juttu rääkis, et ja lõppu ütles ka sellel teemal siis veel, et eks me hooaja lõpus põhimõtteliselt ole näha, et kas see vahetus tasus ära või mitte, et kas see vahetuse tegemata jätmine tasus ära või mitte, et ja kui ei tasunud, siis eks kõik peavad õppima sellest midagi, nii et tundus suht mõistlik jutt, jah. Jaa, aga Shakedown oli siis Eesti aja järgi täna öösel, lõppes kuskil seal 1:30 paiku, vabandame Delfi lugejate ees, kes seda otseblogis jälgida ei saanud, kuskilt tuleb lõivu maksta, edaspidi oleme nüüd otseblogis eetris loomulikult. Kalle Roompere võitis selle siis Oliver Solbergi, Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku ees. Tänak, nagu siis võisite järeldada, 4. koht hetkel Shakedownil, Ogier 5., Evans 6., Greensmith 7., aga mis silma jääb, on Kalle Roompere ja 3 Hyundai'd tema järel. Päris ilus vaatepilt iseenesest, et 3 Hyundai'd suudavad jätkuvalt vähemalt Shakedowni põhjal saame võtta infot praegu, mis meil on. Tegelikult hetkeseisuga ju ka Gunnar esimene katse hakkab juba hakkab vaikselt lõpule jõudma, saame selle varsti kokku võtta. Räägime sellest varsti, aga tegelikult on tore näha, et Hyundai on ikkagi suure sammu ära teinud. Ma veits kartsin, et siin Uus-Meremaal Toyota tuleb ja võtab oma ja Hyundai oli väga jääd, aga Shakedown põhimõtteliselt ikkagi näitab, et Hyundai on olemas ja sõidavad kiiresti. Muidugi Solberg on seal eesotsas on võib-olla kõige veidram vaatepilt, aga loomulikult stardipositsioon siin ka mängib rolli. Oliver Solberg jah, et eesotsas tegelikult ju Eesti meedias sai Hyundai kõvasti pikki päid ja jalgu sellest, et miks ei pandud siia võib-olla kogenumat meest Tanis Ordot, vaid saadeti noor naga Oliver Solberg. Sordost võiks olla abi erinevatel tiimi korraldustega seotud asjaoludel jälle, aga Sordost, ütlesin Sordost, jah. Aga Sordo, ma ei tea, kas ei tahtnud Uus-Meremaale minna, oli ilmselt Oliveriga kokkulepe, mingid lepingud sõlmitud, me sinna taha ei tea. Ma isegi ei tea, ma arvan, et isegi Solberg on tegelikult parem otsus, sest ega nüüd, kui me võtame viimase ralli 10 aastat tagasi ja nagu kui sa vaatasid ka neid intervjuusid läbi, siis ega kõik sõitjad ütlesid, et ega neil pole nagu varasemast korrast mitte mingit infot võtta, et nad lihtsalt teavad, et nad on käinud kunagi Uus-Meremaal ja see on kõik. Pole isegi videot kellegi alles, pole legende alles, teed on muutunud, kõik on muutunud. Et selles mõttes nüüd panna Solberg autosse tundub oluliselt loogilisem järgmist aastat vaadates, kui Uus-Meremaa ralli võiks kalendris jälle olla, kui see, et Sordo panna kalendrisse, kes iga aastaga põhimõtteliselt vähem rallis sõidab ja varsti enam ei sõida midagi. Et minu meelest kõige loogilisem valik ikkagi. Tahtsin stardinimekirja ette võtta, aga tegelikult Uus-Meremaa ralli koduleht on maas. Edu siis sellega, küberrünnakud tunduvad jõuavad igale poole maailma nurkadesse, aga lepime siis ikkagi vana hea EVRC-ga, et registreerunuid väga palju ei ole. Enamus, kes on kohalikud, mõistetavatel põhjustel on väga õhukeseks jäänud stardinimekiri Uus-Meremaal, mis paneb jälle küsima, et kui järgmise hooaja kalendris pooled etapid, kui mitte rohkem, on jälle Euroopast väljas, siis äkki tuleks Euroopa poole tagasi, mis sa arvad? No eks ikka aastast katsetatakse seda, et kui palju Euroopast väljas võiks olla ja kui palju Euroopas, et tegelikult eks ilmselgelt ütleme siis juhiosa Euroopa poolt pole kahtlustki sellest, et eks numbrid meile näitavad ralli lõpuks, kui palju neil vaatajaid oli. Kui teha nüüd sellist asja veel, et nagu suuremas mahus, meil on väga palju neid rallis juba Euroopast väljaspool või me räägime 3-4 rallist. Et on keeruline teema tegelikult, et ühelt poolt tahaks minna mujale, tahaks USA-sse minna, tahaks igale poole minna, aga teiselt poolt siis,
ütleme 90% või rohkem isegi fännidest ei lähe sinna metsa vahele. Ja et kellele me seda live pilti toodame, siis kui inimesed magavad sellel ajal. Nii et see kahe otsaga asi ole aga ma arvan, et siin 2 rallit kuskil sellises, ütleme kuskil Euroopas teises ajatsoonis, neid saab keegu. Võib-olla isegi mitte fännides pole asi, vaid need ülemere etapid oleks võinud ära teha kõik järjest, ütleme 5 aastat tagasi, kui majandusolukord oli vähe parem ja tiimid said ka lubada endale, et kuulsime Latvala vist rääkis seal Dirtfishil, et tiimi teistele liikmetele peale sõitjate on lubatud ainult 1 auto, kes võib siis katsed läbi sõita, et tavaliselt Latvala on ka ise kõik katsed läbi sõitnud, aga seekord võta näpust. Ja ei, seda poolt ka kindlasti, et ja eks see olukord läheb aina keeruliseks niikuinii siin meil lähiaastatel, et loodame, et ikkagi piisavalt autosid püsib meil, aga ega meil paret, kui me võtame statistika lähte, vaatame nüüd mõned aastad tagasi kuskil, ma ei tea, Mehhiko rallikas, et ega ka seal ei ole kunagi palju autosid stardis olnud, et see on lihtsalt reaalsus, ma arvan, et see 39 autot entry listi, ma ei tea, kas umbes nii on, kohal ka, aga ma arvan, et see tulemus on juba tegelikult hea, et me oleme Mehhikos näinud ka, ma ei tea, 20 autot. Ja ühtegi Rally 3 autot ei ole, millest on kahju, sest on WRC2 autod eesotsas Kajetan Kajetanovitšiga, ma ei tea, kas sa tema esimest katset praegult nägid? Ei ole vaadanud veel. Lõhkus sellel ringteel veovõlli, ei tea, kas korda saab. Päris kurb. Kas tasus tulla, küsiks nüüd, nagu Peep Pahv küsis kunagi Taavi Peetrelt. Sõidad Uus-Meremaale ja esimese publiku katse on siis, et mis seal ikka siis vaja. Õnneks seal on vist nii vähe autosid stardis, et oma mingi punktid saab igal juhul kätte. Aga tal võib-olla ei saa meistritiitlit kätte. Võib-olla 1 punktist ei piisa, jah, selles on küsimus. Jah, täpselt. Aga võtame ajakava ette, et väga kummaline ajakava selles mõttes, et me näeme, et esimese osa kokkuvõte ehk siis reedesed katsed 160 kilomeetrit, teine päev 88 ja kolmas päev 31. Tavaliselt oleme harjunud, et teine päev on see kõige tummisem, aga seekord siis nii, et ilma hoolduspausita sõidame homme 6 katset, millest pikimad on 31 ja 29 kilomeetrit, 31 on lausa 2 tükki ja 29 ka ja 2 tükki on 18 kilomeetrit. Kõige pikemad katsed, kõige pikem päev, aga võib-olla jällegi huvitav niipidi sõita? Jaa, kindlasti huvitav, aga kindlasti ka päris keeruline, et see kilomeetri maht on suur. Et mõnele sõitjale sobib, mõnele võib-olla mitte nii palju, et seal neid pikkasid tulekuid on ja nagu sa just mainisid ka, et kindlasti on ressi kulumine teema, mis ressiga peale minna. Et nagu me teame, siis hetkel on reedeks nii suurt vihma vist ei luba, kui ma õigesti nüüd olen vaadanud, aga laupäevaks jätkuvalt vist lubab enne. Et kindlasti kui on nii palju kilomeetrit sõita, siis ka see rehv on lõpuks päris otsa. Isegi sellisel kiirel ja ütleme suht sujuval roidel. Ja vihmad lubati isegi reedeks, aga praegu see tundub jah, et reedel pigem mitte nii palju kui laupäeval. Kalle Rompera jaoks, kes esimesena stardib, muidugi see hea uudis ei ole. Ma ei tea, ma kuulasin jälle seda Kalle, ma ei taha öelda nutulaulu, sest see ongi keeruline olukord, aga ma ei tea, äkki keelaks ära selle tee puhastamisest rääkimise korraks, et see on ju teada. Gunnar, seda on teinud Sebastianid. Ja ma tean, ja see oligi nõme kuulata, Ühesõnaga, ma ei tea, ma olen sellega ära ja kuidagi, las nad räägivad. Sellel ikka väga palju õlegi rääkida. Sellel on üks lahendus, selle nimi on kvalifikatsioonikatse.
no ja see on olnud ka kalendri või nii-öelda... Ja väga äge oli. Ise käisin Hispaanias vaatamas, kuidas loositi Barcelonas mingi suure katedraali taga, käis siis stardipositsioonide paikapanemine mingi spetsiaalsele tahvlile, eraldi tseremoonia selle jaoks, rahvas oli väga sillas. Ja ma olen täiesti nõus, minu jaoks kvalifikatsioonikatse lähedaks kõik probleemid, me näeme ERC-st, et see on ju, nüüd ei toimi igal rallil, on spetsiifilisi rallisi, kus see ei toimi, aga tegelikult ERC puhul, et see stardi positsiooni eelis nii-öelda see ära kaoks, tegelikult tehakse kvalifikatsioonikatse pärast freerun'e, ehk siis umbes 3. läbimisena katse peale, et 2 korda teed nii-öelda vaba läbimist ja 3. on siis aja peale kvalifikatsioon, mis tegelikult nagu kuidagi kõlab jube loogiliselt, et kõigil on võrdsed olud lõpuks ja kõik sõidavadki nii nagu tuleb ja selle järgi saavad oma stardipõstud. Ma ei tea, minu jaoks on ka see nii loogiline ja tegelikult lisab ka mingit väärtust neljapäeva tegelikult, sest praegu teine üks shakedown, suht tühi vaatamine, aga tegelikult siis oleks juba shakedown nagu ikkagi väga, väga põnev jälgimine. Kuule, laseme siia ühe kõlli vahele, muidu saame pärast aita. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kusjuures ei olegi veel käinud koefitsiente vaatamas, vast saate ajal jõuame. Vaatame nüüd kaugele see esimene katse on meil jõudnud. Loomulikult Ott Tänak juhib seda Greg Priini ja Thierry Neuville'i ees, vahed on väiksed 0,9 ja 1,6. Katsuta 4, Evans 5, Greensmith 6, aga Kallet veel ei ole veel finišis, et ootame Kalle ka ära. Rääkisime siin kogemusest, et kas varasem Uus-Meremaa ralli kogemus võib siin kasuks tulla või mitte. Ott ütles, et legendist, põhimõtteliselt pole seda alleski, et pardakaamera salvestised on ka kuskile ära kadunud, et mis sa arvad, kogemused ikkagi mingil määral maksavad või mitte? Ei, selles mõttes ikka nagu veidi võib-olla maksab, et lähed kohale, sul on tuttav käinud, kus sa oled kuidagi teine tunne on igal juhul, kui sa oled nagu kohas juba varem käinud, võrreldes sellega, kui sa oled 100% juurde kohta. Ma ei räägi nüüd ainult katsetest, vaid ma räägin üldse sellest Aucklandist näiteks, et ütleme sellise võib-olla enesetundele on nagu kindlam olla tuttavas kohas, aga jah, sõidu poole pealt katseid vaadates, nagu Ott ütles ka, pole legendi, pole videoid, pole mitte midagi, mälu ka ei ole, et nagu täiesti nagu nullist on see hakkab, et on mingisugused mälestused, et mingid katset on kiiremad, vahepeal tundub aeglasem, vahepeal tundub laiem, see on ka selline jutt, et kõik on nagu vahepeal erinev, et selles mõttes ei ole nagu kasu midagi tegelikult, nagu ma nende jutust aru saan. Ega kui sa isegi mõtled, et kus sa 10 aastat tagasi sõitsid, ma ei tea, käisid võib-olla kuskil Lõuna-Eesti mingi kruusatee peal sõitmas, et täna sellest palju järgi pole. Jaa, meenutame siis inimestele, et 2012, kui viimati Uus-Meremaa ralli oli WRC kalendris, Sebastian Loeb võidutses 40 sekundiga Mikko Hirvoneni ja 3 minutiga Jari-Mati Latvale ees. Selliseid vahesid küll ei tahaks näha, aga homselt 160 kilomeetrist päeva vaadates ei oleks väga suur üllatus. Mats Ösberg oli 4, Prokop 5, 6 Neuville, 7 Ogier ja heitlust Neuville'iga. Just vaatasin seda videot, kusjuures Motors TV tegi siis kokkuvõtte ja siis seal Colin Clark rääkis, et nüüd meil Ott Tänak võitleb Thierry Neuville'iga, põnev heitlus. Kahjuks nagu see kogu hooaeg Otil 2012 oli, Otil lõppes see väikse rullumisega. Sellest pole midagi, hiljem tuli mees maailmameistriks ja korvas selle kõik täiega. Et tuleb sul see ralli meelde või ikkagi on peas pühitud? Tead, ma üritan väga mõelda, aga ma arvan, et mul on eredamad mäletan, aga kindlasti mitte kõik. Sel ajal ei olnud ka videopilti saada nii palju, et eks see ralliraadio kuulamine rohkem oli, nii et ütleme videopildina, et väga palju meeles ei ole.
Jah, ralliraadio kuulamine, et kas seda öösiti kuulati Eestist, kindlasti mõned kuulasid, aga kuidas nüüd seda rallit vaadata, et inimesed käivad tööl, Roland käib tööl, Gunnar käib tööl, et hakkab täna õhtul 22, mis see oli nüüd, 33 või? 22-33 läheb teise katsega pihta, 0-0-11 on järgmine, 0-1-14, siis saab 3 tundi magada, tegelikult ei saa, sest katse on ju pikk, ütleme 2 tundi saab magada, 4-22 paneme järgmisega, 6-0-0 päeva eelviimane ja 7-0-3 siis päeva viimane. Ühesõnaga ilma ööta peab hakkama saama või? Ei no põhimõtteliselt peab, aga ma ise hakkasin mõtlema, et võib-olla siis ärkaks 5 ja vaataks järgi, aga noh, ega see ka ei ole nagu päris asi, noh. Ei ole jah, aga ütleme, mina nii aktivist ei ole, et ma suudaks öö läbi üleval. Selle lõikame välja. ma just tegin endale plaani, et ma saan varsti 2 kartust ära, siis vahepealseid ei vaata ja seal kuskil 6-7 ma, kui hakkan jälgima, siis ma jõuan ka selle vahepealse katse seal järgi vaadata. Kui hakkavad viimased autod tulema, nii et ütleme nii, et võib magada küll. Saab ilusti vaadata mingid katsed laivis, midagi järgi, et vast ei ole hullu. Ma tean, et kes ei maga kindlasti on meie ralliblogija Kaspar Ruus. Narva maantee 13 on see koht, kuhu saate saata kringleid, pirukaid joogipoolist, et Kasparil oleks ka huvitav seda ralliblogi teha, et tooge siia valvelauda, meil on toredad tüdrukud all, kes teevad teile Delfi kogupaketi tellimuse, kui teil veel ei ole, müüvad teile ajalehti ja siis saate need kringlid ka siia ilusti jätta ja künnad siis siia üles toimetusse jõuavad. Ja Kaspar pole isegi ei tee seda kodust, et ei vaata stuudiast. No isegi kui teeb kodust, siis ma viin need kringlid talle kohale. Ei no, väga tubli ja keegi peab seda tegema, nii et Kaspar, täna või ta ei teinud ju Shakedowni. Ei, Shakedowni ta ei teinud, ta andsin vaba päeva. Ja juba tuli kommentaare, et midagi on puudu. Nii et no näed, Kaspar teeb väga vajalikke tööd. Jaa, mäletan, olen vist 1 või 2 Mehhiko rallit teinud, silm vajus kinni küll vahepeal. Aga tehtud sai. No ma usun, et see kinni vajub see, et kui ma hakkaks nagu mõtlema, et kas ma nüüd istun terve üleval ja vaatan, et sellest ei tule midagi välja. Lõpuks ma ei vaata rallit nagu enam, ma arvan, et laupäev jääb üldse vahele. Et siis eks igaüks vaatab endale kõige mõistlikuma sellise skeemi, et ta saab nagu rallit lõpuks vaadata ka. Et muidu vaatab esimese päeva ära ja järgmine hetk, mida näeb, on esmaspäev. Jah, tuleb sättida. Tuleb sättida, peaks hakkama puhkuseid võtma rallide ajal, et kuidagi ära vaadata, aga... Kuule, Gunnar, see on töö, see eest makstakse palka. Lobisemise eest makstakse palka meie majas. Aga kas vaatame, kas nüüd Kalle on ka finišisse jõudnud? Jaa, on. Ja 6 aeg, nii et esimene katse on meil ka lukus. Läheb siis Ott Tänak esimesele täispikale päevale liidrina vastu 0,9 sekundit, siis nagu öeldud, Greg Priin tema järel, Thierry Neuville 1,6 ennustuste aeg. Roland? Vot nüüd on see koht, kus ma panen Greg Priini jälle poodiumile, nagu ma olen teinud seda ilmselt pooltel rallidel see aasta. Aga Greg Priini ma panen poodiumile, aga ma ei pane teda esimesele kohale, ma panen ta 3. kohale. Teisele kohale. Jube keeruliseks jääb tegelikult see asi, et tahaks nagu Ogieri sinna kuhugi panna, sest tal on selge ülesanne, tuleb võtta punkte Otilt ära. Aga ma arvan, et tal ei lähe seda lihtsalt. Nii et mis me teeme siis? No paneme Ogieri ikkagi esimeseks, sest tundub, et ta peab oma ülesannet tegema, äkki ehk saab hakkama. Ma kahtlen selles, aga ma vaatan. Ja paneme teiseks siis Oti. Esimene oli sul Ogier või? No, ütleme, ei taha panna, aga no paneme. Kus sul Rovanpera on?
no Roompere oleks siis kuskil 4. näiteks või 3. neljas ei, 3 on Priin, aga siis kuskil seal selja taga võiks siis olla. Selle seisuga nagu ei paista seda MM-tiitlit veel? No seda ma loodan. Ma väga loodan, et ei paista. Nii, mina siis, ma ei tea, katsuks kuidagi originaalsem olla. Ma ütlen, et Ossier lõhub Reffi. No nii. Reffi lõhkudes võib ka rallit võita, aga ma arvan, et Ossier jääb sellega 3. Teiseks pakun mina sellist meest nagu Eva, kus loeb mõtteid või? Jaa. Ma tahtsin ise seda panna sinna. Ma panengi Evansi. Pane. Ja esimeseks arva, keda ma pakun? No ilmselt mitte Solberg ega Kriis, mitte ega ka Neville, vaid Ott Tänak. Ikka Oti ja Roompere, katkestab. Ohoh. Vahe väheneb. Sellised julged ennustused. Vahe väheneb, palju ta meil siis väheneb? 30 punkti saab Ott. Võtab paarist võidu ka. Okei, ütleme, lähme vaikselt edasi, et 25 punkti saab Ott, hetkel on vahe 53 oli vist, on ju? Jah. Ja 53 miinus 25 on meil 28, siis jääb vahe 28 punkti ja 2 rallit, ma arvan, et see on okei. Võtaks veel sealt selle 7 ka on ja oleks 21 ja. Jah. Kõik oleks võimalik. Jaa, igal juhul ma tahaks näha, et see ikkagi tiitli peale võistlus läheb sinna täitsa aasta lõpuni, et põnevuse mõttes, mis iganes juhtub, loodame, et Ott suudab siin tempot hoida ja võitu võtta ja lahe oleks näha Fordi poodiumil, jubedalt tahaks näha. Nii et tegelikult tuleb põnev element igal juhul, et just vaatasin nüüd sõitjate kommentaare ka ja ütlesid, et see on ikkagi nagu päris raju ralli tegelikult. Et ta võib küll näha selline ilus mägedus välja, selline vasakule paremale lookide taga, tegelikult ka väga karm ja et kui palju need teeolud muutuvad, kui palju tee laius muutub ja tee on kald seal ja nii edasi, et seal on nii palju nüansse, nii et igal juhul väga lahe nädalavahetus tuleb. Urmas Roosimaa saatis just Facebooki pildi Messengeri kaudu, et pani lipu püsti, ütles peaproov on tehtud, väga kaunis mägi paistab Taamal, ma arvan, et seal mäe peal see kääbik filmitigi. Et mis kõik Uus-Meremaal on filmimaailmas tehtud, seda ma arvan, et Wikipedia tutvustab teile lähemalt. Meil selleks eetrit ei jagu, meil jagub eetrit homme. Mis kell me, Roland, homme kogunesime? Enne 9 natuke vist või? Vaatan. Äkki võis olla 39, nii et... Jaa, reedel 9, jah. Laupäeval on kirjas salvestused, ma ütlen sulle ka, et laupäeval siis 8.30 võta toru ja pühapäeval 8.00 ja kui ei võta, siis on meil probleem. Eks ma ikka võtan. Ega kui me hakkame kell 9 ütlustama, siis eks ma üritan siin ikkagi varakult üleval olla ja jälgida neid katsed midagi laivis ja midagi järgi, et olen olemas igal juhul. Urmas veel, ma loodan, et ta ei pahanda, et ma selle vestluse siin natukene ette loen, et hommikune Wanga Coast katse, millest siis sõidetakse teise kiiruskatsena, meie järgi mitte nii väga hommikul, olevat midagi sellist, mida tahaks ka ise kunagi sõita, uskumatu katse. No kas Urmas Roosimaa kunagi Uus-Meremaa rallit sõita saab, mis sa arvad? No mis sa ise arvad? Tõenäoliselt ei saa, Oma autoga saab? Aga see oli juba äge, et seal on, sest ma sain aru, et suur unistus igal juhul see oli tal sinna jõuda, nii et aastaid väga palju. Vaatan ka ise, et kõnnib tee ääres, vasakul paremad lambad, et tahaks isegi. Ja, absoluutselt. Kindlasti üks ralli, kuhu kunagi, mitte ralli isegi, aga riik, kuhu tahaks minna ja kui saaks sinna minna veel ralli ajal, oleks eriti lähed. Ja kui saaks sealt podcasti veel teha, on ju? No ideaalne.
aga võtame plaani või? Sina oled siin Delfi spordijuht. Rahakott ei ole minu käes. No siis tuleb ülesanded edasi anda, et täitke rahakotti. Aga võtame plaani. 5 aasta perspektiivis teeme ära. No teeme ära. Võtame plaani. Aga saate alguses, kui ette ei sõida ära, et siis meil saadet ei ole. Aga meil on Robert Virves. No siis me peame lootma jääma Roberti peale. Oota, aga Robertist me pole ka väga palju rääkinud, et vahepeal ju Robert andis suure pressikonverentsi, paar päeva pärast Kreeka ralli võitu ja maailmameistriks tulekut, et ega sa pole ka kuulnud rohkem, et mis kava siis järgmine aasta paika pannakse? Paides nägin teda korraks Paiderel ajal, aga ei olegi mingit plaani paigasel. Ei ole kalendritki, eks? Ei ole kalendritki veel ja veel vähem on plaani ja ei ole nii-öelda tegelikult ka kaardilugejad paigas ega midagi. Et kõik jookseb paika ilmselt siin aasta alguseks ja pigem ilmselt valitakse rallisi, kus juba käidud on kõige loogilisem lahendus, et oleks midagigi ees juba, et minna uut rallit siin muu autoga, see on suht raske. Nii et selle aasta kalendri pealt siis saame ilmselt aimu, kus kohast võiks sõita. Aga Saaremaa rallil ju stardis. Ja Saaremaa ralli järgmine nädalavahetus, jah? Just, seal on ta stardis, nii et saab näha päris pikka R5 nimekirja, et seal on Kendorn stardis R5-ga. Äkki oli ka Linnamäe oli stardis R5-ga. Seal oli neid palju, ma isegi ei hakka ette lugema. Ma vaatan, kas ma kodulehelt kiiret leian, aga jah. Kindlasti tuleb põnev. Nägin, oli mingis Facebooki grupis jälle, et huvitav, miks küll number 69 stardi nimekirjas puudu. Kas korraldajatel on mingi üllatus? Ja, ma nägin ka, et kas tuleb Palle Roompere või? Jah. Aga ma ei tea. Värske maailmameister tuleb. Keegi ütles, et mingi üllatus on, aga ega see ei ole number, mida ei anta. Et vaata taas on selline number 13, mida välja ei anta. Aga see üllatus oleks Ott Tänak? On see teoreetiliselt võimalik? Ma ei usu. Siis ta tuleks ikka oma number 8. Ei, ma ei mõtle numbrit, aga üllatusena oleks ju päris vahva. Ei, no seda kindlasti ja vahet ei ole, mis autoga on ja kas või ainult ala 1-2 katset sõitma, et tore oleks ikka näha, nii et ei ole üldse vaja isegi tervet rallit kaasa sõita, aga loomulikult oleks see väga tore. Ja mis autoga sina sõidad Uus-Meremaa või sellel Saaremaa rallil? No ma vaatan, mis siin Lääne-Virumaal pakkuda on ja ma tean, et Krossil on siin üks Ford Fiesta WRC garaažis ja eks ma pean siin Lääne-Virumaa garaažid läbi tuhnima, vaatan, kellel pakkuda on. Aga tegelikult ilma naljata, et ei näe siin stardis? Ei, ma olen ka seal tööl see aasta. Teeme Delfi siis live pilti seal kommenteerime Rauno Paltseriga. Aga ei, tegelikult mõtted on peas juba järgmiseks aastaks, midagi siin Eestis tahaks sõita küll, nii et Veokaga? Auto otsimine käib. Ei, kurat, Veokaga ka ei taha. See on kuidagi jube robustne värk tundub, et pärast on selg paigast ära. Et ei, mingid mõtted on ja mingid autosid hetkel vaatan, otsin ja järgmiseks aastaks tahaks midagi leida küll. Selge pilt. Aitäh, Roland, et toru tõstsid jälle. Tõsta homme ka. Ja aitäh kuulamast. Jälgige ralliblogi, Delfi spordi uudiseid, ralli uudiseid. Vaadake tennist, vaadake rallit ja aitäh teile. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.